Nii, tänane projekt on siis meil siin sama viinamarja projekt siin. See kõigub siin nii, et vähe ei ole. Ja 8 aastaga on mingid kruvid lahti tulnud siin. Eks see puit mängib, võib-olla oleks pidanud naeltega panema selle siin, aga tuleb üle lasta need kruvid, mis siin on. Ning proovida kuidagi siis diagonaalid paigaldada niimoodi, et need viinamarja väedid viga ei saaks siin. Ja eks siis näha, et kaua sellega aega siin läheb. Siukene veerand või pool pööret umbes. Ei saa väga palju lastagi. Veidikene tummisemaks. Juba on kõikumine väiksem. Väljas on pimedaks läinud või hämadaks. Tund ja 20 siis kokku sellest materjalist ja nii palju otsi järgi. Ära sai siis kasutatud enamus siuksed kruvid, mis on kuskil ehituse peal järgi jäänud. Kõik võimalikud ristpead ja torkid ja nii edasi. Eri pikkustega. Samuti siis mingisugust laua või liistumaterjali, mis meil siin on tööde käigus järgi jäänud siin terrassi ehitusest ja need said kõik käiku pandud. Siin on siis nüüd see terrassi mingi lauajupp. Kruvid on veidikene lauast läbi läinud igalt poolt. Ja neid ma hakkan siis homme relakaga ära lõikama, et kunagi, kui vaja veel midagi veidike lihvida, et siis ei juhtuks niimoodi, et tõmbad oma käe pooleks siia külge. Aga jah, ütleme niimoodi, et kui me seda nüüd proovime liigutada, siis ta ei liigu lihtsalt enam. See sai nii tummine tükk nüüd, et see ei lähe kuhugi poole. Enam ei liigu, jah. Diagonaalid said ka enam-vähem silma järgi pandud, ega siin silm on sirkel ja nina on vinkel, nii et mingit erilist kunsti siin ei olnud. Aga jah, kruve, mida tuleks ära lõigata, on päris palju siin, igasugused, mis on läbi tulnud. Nii et sendi jagu. Ja tundub, et need viinamarjad jäid ka enam-vähem terveks, mis siin on, et läbi nende kuidagi moodi ära ehitatud see sai, nii et homme siis ilmselt hakkame siis seda värvima. Plaan oli muidugi täna seda teha, aga jäi kuidagi liiga hilja peale. Ja kui päris aus olla, ega siis värvi ei olnud ka. Õli on ka mingisugust tõrvaõli, millega võiks selle üle käia, aga see eeldab seda, et siis peab järgmine aasta jälle tegema. See puidukaitse värv on väheke tummisem asi, kuigi see hakkab jälle koorduma ja ei lase näiteks puidul vist mingisugust hingamist teha. Ma ka ei tea, kirjuta kommentaaridesse, mida sina arvad, kas panna siia mingisugune puiduõli või tõrvaõli või mis asi peale, et võib olla täiesti suvaline mingisugune asi, sest see on ikkagi väljas ja see ei ole mingi iluasi, et see on mõeldud viinamarjadele ja kui saaks, tõmbaks isegi vana naftaga selle üle. Aga jah, homseni.